Naisevõtt. Kas võtan naise kunagi? Kas saab must korralik mees? Kas üllatan naaberkorteri tüdrukut endal velvet ülikond seljas, hakka Laurese kübara ripatsid silmade ees? Ei viima teda kinno, vaid surnuaiale ta viin. Pajatan talle seal õudusjutte hundi hambulistest libavännidest ja haralistest klarnetitest. Siis ihkan ma teda ja suudlen teda ja hellistan teda ja juba ongi ta soojaks saanud ja mina mõtlen, et tasuks ehk vihastada, kui ta nüüd ütleks, kas sul tundeid polegi? Sul peaks olema tundeid, nii ilus on tunda. Selle asemel võtan ta oma kätte vahele, surun ta vana viltu vajunud hauaplaadi vastu ja kogu öö tähistaevas odiaagi all kosin teda. Kui ta tutvustab mind oma vanematele, kas pean siis istuma selg sirge ja juuksed korralikult kammitud ning lips ümber kaela kui poomisnöör. Kas pean siis istuma põlved koos nende üürikorteri kehva sohva peal, tulgemata küsida, kus on neil siin kemps. Ja kuidas saaksingi tunda end teisiti, sest olen ju noor mees, kes tahaks päevad läbi vahtida Flash Gordoni seebikat. No küll see noore mehe elu on alles plass, kui ta peab istuma terve perekonna ees ja see perekond mõtleb. Me pole teda ju enne ihu silmaga näinud ja tema tahab meie määriluu kätt. Pärast teed ja kodu küpsetatud kooke küsivad nad mult, millega te tegelete, kas rääkida neile tõtt, kas ma meeldin neile, siis enam. Lõpuks nad ütlevad, olgu peale, abielluge, meie kaotame tütre, aga võidame poja. Kas nüüd on käes paras aeg küsida, kus on teil siin kemps? Mu jumal ja see laulatus veel, kogu ta suguvõsa, kõik ta sõbrad on koos ja ainult käputäis minu omi, needki habemädalaga pätid, kes jooma ja sööma peal väljas. Ja see pastor veel, ta vahib mind niisuguse pilguga, nagu näeks ta mind pihku tagumas. Ja juba küsibki ta mu käest, kas sa võtad selle naisterahvama seaduslikus laulatud abikaasaks. Ja minul hakkab lõug värisema ja ma vastan, selle kooki moosiga. Ma annan pruudile musi ja kõik need matslikud onklid patsutavad mulle õlale. Poiss, nüüd on ta päriselt sinu oma, ha. Ja nad manavad endal silmad ette, kuidas lähevad lahti meie rõvedad mesinädalad. Kõik need tobedad riisikpudingud, kõlksuvad konservipurgid ja leikima löödud pingad. Niagara juga, meid on terved hordid. Meid rohelisi naisemehi, meie noorikuid, lilli. Kõik me voolame kokku õdusatesse hotellidesse. Kõik me tahame täna öösel teha üht ja seda sama asja. Ja see ükskõikne hotelliregistraator, temagi teab, mis meil kavas on. Ja need foajee mänguautomaadid, nemadki teavad. Ja Vilet laskeb liftipoiske, tema teab. Ja iga jooksupoiss teab, nad kõik teavad. Et mina tahaks selle sammuse peaaegu tegemata jätta. Mis oleks, kui ei heidakski sängi, jõlitaks hotelliregistraatorile otse silma sisse ja röögiks, ma eitan mesinädalaid, hüppaks lausa marutõbisena sisse igasse kiimalisse magamistuppa ja kiseldaks. Raadiol on kõht ees, kassil on kopp taga. Oi jaa, olen elanud Niagaras igavesti, tumedas koopas joa all. Jah, just seal on istunud ja istunud, olen hull mesinädala mees. Ma muudkui leiutan vahendeid, kuidas lõhkuda abielusid. Ma nuhtlen teid mitme naise pidamisega. Ma olen abielu lahutuse pühak. Ja kui ma ometi abiellun, kui must korralik naise mees saab, küll on siis ikka tore tulla koju oma naise juurde ja istuda kamina äärde ja tema talitab köögis. Tal on põll ees, ta on noor ja veetlev ja ta ihkab minult last saada ja ta on minu koju tuleku üle nii õnnelik, et kõrvetab veiseprae põhja ja siis tormab ta nuttes minu juurde ja mina tõusen oma suurest perekonnapea tugitoolist üles ja lausun mõõk hambuline jõuluvana, kiirgavad ajud, kurtum õun. Mu jumal, missuguseks abielumeheks ma olen muutunud. Ja jah, ma peaksin naise võtma, aga kui palju tuleks enne ära teha, näiteks hiilida hilja õhtul härra Jonesi majja ja kattada golfikeppide kollektsioon 1920. aastatel ilmunud Norra raamatutega või riputada Rimbaud portreeda muruniitja külge või kleepida ta teivastara tannutuva postmarke täis. Ja kui proua Heldust tuleb kogukonna korjanduskarbiga, siis on vaja ta läbi kabistada ja rääkida talle sellest, et taevas on märgata ebasoodsaid endeid. Ja kui valimisteel tuleb linnapea mu häält jahtima, siis tuleb talt küsida, millal teeb ta lõpu vaalade tapmisele inimeste poolt.
Ja kun tiimamees tuleb, siis jätta talle sedel tühja pudelisse. Pingviinitolmu, too mulle pingviinitolmu. Minä tahan pingviinitolmu. Ja mis siis, kun mä olen naisemees, Connectic jutis ja lund on paksult. Tema on synnittänyt lapsen ja minä olen 7 kurnasta öid magamatta. Olen langettanut lauvavassa vaikset aknaruuttu. Mun selja taga on minevik, mis on pakkunut mulle vaid tüütut ja labast argielu. Mä olen küll põlvelõdista ja nüüd ometi varustad vastutustundega. Ma pole tagantseljal laimaja ega keeda perele suppi Rooma riigi müntidest. Aga kuidas veel võiks mu pereelu seal välja näha? Kindlasti peaksin titale lutsimiseks andma veniva kilega kaetud taatsituse köite, kõristiks kottide ja puruks pekstud Bachi plaate. Peaksin kinnitama Della Francesca reprode tittevoodi kohale, pikkima ta pudipõlle peale terve Kreeka tähestikku ja ehitama talle mänguaedikuks katuseta Partenoni. Ei, ma kahtlen, kas oleks must saanud säherdust isa. Ei, seda külaelu, seda lumevälja ja seda vaikset külma aknaruutu küll mitte. Pigem oleks see palav, haisev ja närvesööv New York City. See oleks 7. korrusel, kus seinavahed rotte ja prussakaid täis. Mu paks sakslannast naine kooriks kartuleid ja kamandaks. Hakka ometi tööle ja 5 tatist jomsikat pahiks üksipäini Batmani filmi ja mu naabrid oleksid kõik hambutud ja kõõmased otse kui nõiamoorid 18. sajandi mustalt missalt. Kõik nad trügiksid minu juurde telekat vaatama, aga majaperemees nõuaks, et ma üürivõla ära maksaksin ja võlgu nõuaks, et mul sisse ka poodlik, gaasi, kompanii ja elektrivõrk. Võimatu oleks pikali heita ja unistada, et tüütu telefoni helin muutuks lumehelveste lummavaks langemiseks ja et parkimisplats oleks autode asemel ürgvaikseid viirastusi täis. Ei, ma ei tohi naist võtta. Eladeski ei tohi ma naist võtta. Aga kujutage pilti, kui ma oleksin abielus ilusa rafineeritud daamiga. Ta oleks pikk ja kahvatu ja seljas oleks tal elegantne must kleit ja käes pikad mustad pallikindad. Ta hoiaks pikka suitsupitsi ühes ja pokaali viski ning soodaga teises käes ja me elaksime pilvelõhku ja hiigelaknaga torni tipus. Me võiksime näha kogu New Yorki ja selge ilmaga isegi kaugemale. Ei, ma ei suuda ette kujutada, et oleksin abielus oma vangla aastate unelmaga. Noh, aga kuhu jäi siis armastus? Olen unustanud armastuse, mitte sellepärast, et ma pole armastuseks võimeline, vaid hoopis sellepärast, et pean armastust niisama ülearuseks nagu suvel kingade kandmist. Ma pole kunagi tahtnud naiseks tüdrukut, kes tuletaks mulle meelde ema ja naitumine Ingrid Bergmaniga on ikka jälle võimatu. Üks tüdruk sobiks ja tema on juba abielus. Aga ega mehedki mulle meeldi ja keegi peaks mul ikka olema, sest mis siis saab, kui olen 60 vana poiss ja elan ihuüksi oma mobleeritud toas ja mu aluspesul on kuseplekid peal ja kõik teised on abielus, kogu maailm peale minu on abielus. Ometi tead, et üks naisterahvas võiks mul olla, nii nagu temalgi võiksin olla mina ja miks siis ka mitte paari minna, sest nii nagu tema oma võõrandunud ja uhkes üksilduses oma printsi ootab, ja ootan ka mina teda must 1 000 000 aastat. Oleme teineteisest ilma olnud ja meie elu on naeruväärne.